Suure-Jaani tervisekeskus on üks 4 Sisearhitektide Liidu aastapreemiate laureaatidest. Suure-Jaani puhul võib öelda, et siin on raske sisearhitektuuri eristada arhitektuurist. Ehk et see kõik algab sellest, et jõudes sellisesse imelisse väikelinna, on siin valminud vastne, perfektselt ajaloolisse keskkonda sobiv tellishoone. Hoone üldine kontseptsioon on tegelikult 5 aastaaeg ja idee tuleneb tegelikult juba arhitektuursest kontseptsioonist, kus arhitektuurivõistlusel arhitektid pakkusid idee välja ja oli väga loogiline minna selle sama mõttega ka siseruumi edasi. Ja arhitektuurne kontseptsioon nägi ette seda, et on erinevad väikesed majakesed, mille vahel tekib basseinide näol üleujutus, ütleme ka veesilm. Ja see ongi see, mis on tegelikult selle mõtte nagu süda. Suure-Jaani basseinid on natukene erinevad kui muudes veekeskustes valdavalt, et me püüdsime lähtuda võistluste pealkirjast 5 aastaaeg ja tuua siia sisse siis samamoodi seda Soomaa üleujutusi, värvikammat ja kõike sellist. Natuke Alice imedemaalik ruumi kasutus siin ja seal, et hästi lihtne oleks siia lihtsalt tüüpilist lahendust nagu mõelda, aga mul on hea meel, et me suutsime natuke omapära siia tekitada. Siin oli erakordselt võluv sisearhitektide kontseptsioon, et tegemist ei ole siis mitte spa tavapärase käsitlusega nii-öelda helesinise laguuniga, vaid see on inspireeritud pigem Soomaa maastikest, mis on sellised pruunid, kulunud, roheliste laugastega. Ja nii sobitub ka seesama tellisarhitektuur, millele sekundeerivad beežikad toonid ja roheline basseinivesi hoopis teistsuguse õhkkonna kui siis võib-olla sellises tavapärases spa-ruumides. Minu jaoks oli kõige keerulisem ja kõige huvitavam see, et üldse seda veekeskust kui sellist, et ta ei oleks nii külm ja karge, et oleks nagu kutsuvam. Et kõik need basseinide värvikammad ja kõik need, et ma püüdsin seda enda jaoks nagu mõtestada lahti, et oleks soojem ja hubasem. Kuna basseinid on sellised voolavad, siis see seadis palju piire ette meile, et me pidime kasutama uusi materjale, et sai kasutatud pritsmaterjali. Me ei räägi ainult ka basseini kattematerjalist, me antud juhul ka räägime näiteks täiesti terviklahendusest lagivalgustus, ventilatsioon. Et siin oli omajagu testimist ja katsetamist, et ei olnud neid liiga lihtsaid ja kergeid otsuseid, et võtsime rasked otsused ja pingutasime selle nimel, et see lõpuni viiakse ja saaks seda, mis me olime nagu mõelnud. Üheks põnevamaks ja kindlasti kõige suuremaks väljakutseks sai valgustuse kontseptsioon, mis on näha just eelkõige basseinialades ja ka jätkub foyees. Et eesmärk oli kujutleda pilvist sumedat taevast, mille vahel siis on näha natukene sooja päikesekiirt. Suure-Jaani puhul on sümpaatne tegelikult väikelinna võimaluste ja vajadustega arvestamine. Et ühel poolt on sinna ühte hoonesse koondatud kõik ruumid, mis siis sel hetkel nii-öelda kodu vajasid kogu selle linna mastaabis ja teisalt nad on niivõrd osavalt liigendatud, et tegelikult nende kasutajad ei saa aru, et nad kasutavad ühte suuremat kompleksi. Siin oli alates basseinist, saunakompleksist kuni perearstikeskuseni, saad jätkates apteek, muuseum, kiirabi ja politseiga lõpetades. See oli minu arust väga põnev nendega arvestada ja kõik nad ühte majja suhteliselt kompaktselt ära pakkida.